Turistide arv Ida-Virumaal võrreldes eelmise aastaga kasvanud ei ole. Samas prooviti ju just sellest aastast alates eriti Soome turiste siia kanti meelitada. Kasvupotentsiaal on ka konkreetselt olemas, et meil soomlaste arv on hästi pisike ja kui võrdleme näiteks Pärnuga, siis 10 korda vähem soomlasi käib siin, et see näitab, et me oleme lihtsalt avastamata sihtkoht. Plaanid olid suured, et soomlased võiksid Pärnu asemel hoopistükkis Ida-Virumaale sõita. Selle eesmärgi poole minnaksegi tibusammudega, kuid esimesi positiivseid tulemusi on täheldada. Väikesel määral, sest Pärnus ei ole Soome turismis kasvu, aga need algsed numbrid on jällegi väga suured, meil veel väga väiksed, meil on väga palju võimalik kasvada. Ka Statistikaameti numbrid näitavad, et üha enam Soome turiste leiab enda tee Ida-Virumaale. Nii on majutatud soomlaste arv Ida-Virumaal kasvanud viimaste aastate jooksul mitme tuhande võrra, 5655-lt 8343-le. Kui palju te siis piirkonnana vaeva peate nägema, et inimesi enda juurde meelitada? Seda tuleb teha päeval ja ööl, et meil on olemas Soome turu mõistes just ka eraldi inimene, kes sellega töötab ja käib väga sageli Soomes. Ida-Virumaal tehakse süsteemselt koostööd Soomega ning juba 30 Soome reisikorraldajat on appi tõtanud. Kui aga võrrelda turistide suurusjärk ongi näha, kui palju tööd Ida-Virumaal veel ees seisab. Pärnus majutatakse näiteks oktoobrikuus ligi 4000 turisti, Ida-Virumaal aga vaid 700 ringis. Ida-Virumaa võitleb turistide eest ja võitleb selle eest, et inimesed siia tuleksid. Ja täpselt siia kohta Narva-Jõesuusse võiks järgmise aasta suveks valmis saada üks kultuurikvartal, kus siis saab pidada maha korralikult suured peod ja kuhu tuleksid ikkagi ka paljud turistid kokku. See on objekt, mis ikkagi on võib-olla meie telliskivi või aparaaditehas. Et kui meil Narva-Jõesuu on juba kuurort ja siin on olemas kultuur, aktiivne kultuuritegevus, siis tegelikult see kultuurikvartal seob kuurort ja kultuuri kui ühtseks tervikuks. See on väga oluline fakt Ida-Viru jaoks, kuna siin ala vaid lihtsab seda piirkonna, kuna siia veel tuleb muul, siis siin on tuletorn ja tuleb väga selline tugev turistimagnet, ütleme nii. Vanasti asus siin kaluri kolhoos Oktoober, mis tegutses pea 50 aastat. Õiglase ülemineku rahastusega on Ida-Virumaal võimalik investeerida turismiga seotud projektidesse ligi 100 miljonit eurot ning seda võimalust siin lähiaastatel investeerimiseks ka kasutatakse. Siia on plaanis rajada ka promenaad, aga plaanid on veelgi suuremad. Kaugemas tulevikus võiks siia ehitada ka hotelle ning erinevaid kinnisvaraobjekte. Üldse me ootame ka partnerid, kes võiksid siia sissult tuua näiteks erinevad üritused, festivalid, toidufestivalid. Muusimist ja meelitustööd tehakse Ida-Virumaal ka edasi, et ikka järjest rohkem turiste just nende piirkonda avastama tuleks.